Jah, lihtsalt tere. Paar reeb. Ja see linn on siis rajatud Araranti korgu, põhja-lõunasuunaline. Et jah, et tegemist on siis pealinnaga, kus me praegu oleme, see on siis kahel pool seda jõgi keskel, kahe pool jõge, nii nagu meil Emajõgi ja Tartust voolab läbi Tartu. Ja linna suurus kuskil niimoodi miljoni ja Armeenias elab kokku 3 miljonit elanikku, aga armeenlasi on 15 miljonit. Et üle maailma neid Armeenia kogukondasi, et sõjad ja samuti genotsiid ja nii edasi, mis on mõjutanud seda ja loomulikult majanduslik olukord, mis pärast on inimesed välja rännanud. Ja ise nad muidugi usuvad, et nad on noa järglased. Sel ajal, kui meil oli veel jääaeg, oli neil juba suur tsivilisatsioon käes. Tegemist on ikkagi ühe sellise vanema kultuuriga ja Armeenia on siis alguse saanud tegelikult hoopis tänapäeva Türgi territooriumit oma 3000 aastat tagasi Vaani järve ääres ja Vaan oligi neil esimene pealinn. Siinsest peapiiskopist oli see, et ta arreteeriti seoses riigipöördekatse organiseerimises. Ma ei tea, kas see vastab tõele või mitte, aga selline uudis meil meedias jooksis läbi eile. Nii et kolmekordne, nagu näete. Ja isegi seinad olid korralikult dekoreeritud. Nii et me näeme siis siin ka neid uhkeid sambaid. Ja siis veini valmistamise motiivid, õigeme siis viinamarja kobarad ja nii edasi siin siis sümboolikas. Ja, et see siis ülemine ots, kõige olulisem siis rumegranaat, see on siis granaatõun, jah, need granaatõuna ja siis viinamarja kobaratega. Et mitme sissepääsuga selline ringes moodustis kirik. Et Konstantinus III, kes siis siinset suurt pühakoda külastas, sattus sellest nii suurde vaimustusse, et kutsus arhitekti ka enda juurde, aga ta jõudnud kohale suri teel. Need 10. sajandil juba siis maavärina tõttu hävinud. Nii et kui te näete sellised heledamad loomulikult on uued ja siis mõned aastad tagasi on siis need pealised pandud ja loomulikult need, mis on siis näha, et on ajahamba poolt korralikult puretud, et need on ikkagi vanad. Nii et praegusel hetkel me viibimegi ju teiega pühal maal, ehk siis maa, mis siis riigi usuna kehtestas kristluse kõige esimesena maailmas. Ja enamik tegelikult ka Armeenia elanikest ei ela üldse mitte Armeenias. Igal juhul üks huvitav keel. Et siin kandil on hästi iseloomulik see, et naabrite keeled on täielikult erinevad. Ja kui keegi kasutab mingit oma tähestikku ja nemad kasutavad oma tähestikku, nii nagu kõrval naaberriigis Gruusias, siis keegi teine seda tähestikku ei kasuta. Ja, et miks nad siis teisud tähelepanu pööravad enda keelele ja just enda tähestikule. See on üks nendest ideepunktidest samamoodi ka kristlus.
mis siis aitab neil jääda armeenlasteks ehk oma identiteeti ja sellega siis kindlustada. Sest neil on ajaloos ikkagi rohkem seda aega, kus iseseisvust ei ole, kus nad kuuluvad kellegi teise võimu alla. Ja siis on vaja millegile enda rahva eneseteadvust rajada ja need on siis need vahendid. Et siin oli esimene kuldajastu Armeenia ja Gruusial siis 9. kuni siis 11. sajandi teine pool, tähendab esimene pool. Ja siin oli kindlus, mille siiski suutsid seal 11. sajandi keskel ära vallutada türklased. Ja siis allutada kogu selle ala Türgi võimule, ka Gruusia. Ja kuskil 13. sajandil sinna kanti Gruusia ja Armeenia need kõige võimsamad perekonnad ühendasid oma jõud, vabastasid kogu selle ala ja rajasid iseseisvad riigid. Ja ühest nendest väepealikest, Armeenia väepealikest sai ka siis Armeenia kuningas, kes oma residentsi siia rajas. Et seesama kuldne ajastu, kus on tõesti 12. sajand, 13-14 sinna kanti jääb. Sellest räägitakse ka Gruusias suuri lugusid ja oli ka siin teine kuldne aeg. Ja kuninga nime järgi on siis kirik saanud ka omale nime. Sille taga on meie esimene suurem sihtmärk, mida me hakkame vaatama. Sinna me kohe suundume siit üle tee ilmselt ja siis tegemist siin purskkaevudega. Hakkame neid kohe nägema, trepid, asjad, purskkaevud praegusel hetkel nagu näha neid purska. Tegemist on siis sellise Armeenia jaoks väga olulise objektiga, mis on siis nõukaja lõpus alustatud ehitamist ja siis hiljem lõpetatud. Genotsiidi mälestuse selline meenutuse memoriaal. 1915 siis toimunud kahetsusväärsed verised sündmused, mille käigus siis väga suur hulk siinsest haritlaskonnast ja eliidist mitte siin, aga loomulikult jah, et sellele osal Armeenias, mis siiamaani kuulub Türgi alla. Ja natukese selline meenutab veidikese kindlust. Aga kui me arvestame tõesti seda ja aega meil on ehitati, et siis ei saanud kasutada kindluse funktsioonides sellist ehitist. Ja 40 altarit. Et väga suur 13. sajandi lõpus see kloostrikompleks. Kõigepealt on see peakirik ja peaaltar ja siis on kuskil muidugi 10 aastat hiljem ehitatud teised ümberringi. Üks asi, et jäi kitsaks, et enam ei mahtunud ära kõik huvilised. Teine asi, et toona diskrimineeriti naisi
nii palju, et neil ei olnud lubatud peaaltari juurde minna, aga nemadki tahtsid hingevalgustust saada. Et siis laiemalt teistesse kohtadesse. Et seal on siis iidsetel aegadel inimesed varju leidnud ja elanud. Sest vaevalt, et nad sellist kaljuronimist tegid nagu tänapäeval sportlased teevad. Siia see müür, seda on teada. Sellest on ilmselt kirjalikud allikad kuskilt, aga teadlased oletavad, et see kindlus on olnud oluliselt vanem siin juba varasemalt, et varasematel perioodidel suuremad kiviplokid, mis ei olnud omavahel seotud, hiljem siis juba seotud kiviplokid ja järjest väiksemaks ja väiksemaks läinud. Et see on tõesti aastatuhandeid olnud kindlustatud punkt. Ja siis üks mille järgi võiks öelda, millal siis on 77, ehk siis esimene sajand, kui püstitatud see tempel, mida me kohe vaatama lähme. Siin on kreekakeelsed tekstid selle kohta, et jah, alguses inimesi teadlasi hakkas huvitama selline huvitav rist seal peal, kivi peal ja hiljem siis, kui leiti siit see tekst, siis saadi aru, et tegelikult kivi ei asugi selle koha peal, kus ta peaks olema. Aga lugu siis nii, et toimus siis Pärsia ja tänapäeva Iraan ja siis Rooma impeeriumi vaheline sõda ja Rooma armee, ja see toimus siin Armeenia territooriumil. Rooma armee selle käigus ka purustas siinse kohaliku kuninga pealinna. Et pealinnas on ka olnud, nagu mainitud, Armeenias hästi palju, et jällegi kui mingi ära vallutatakse, siis jällegi on sunnitud pealinna nihutama. Ja läks siis kuningas Nero juurde, loomulikult pakkus oma sellist lojaalsust ja sai vastu siis ehitusmeistrid ja raha, millega siis enda pealinna uuesti üles ehitada ja ehitas ka selle templi. See sild, mis siin vasakult kätt on siis 15. sajandist 10 aastat tagasi korraliku renoveerimiskuri läbinud. Olge hoiatatud, et siin on siis 2 mürgist madu ja ülejäänud 20 hammustavad küll, aga mürki neil ei ole. Aga kuna nad ei tegele ilmselt väga korrektselt hambapesuga, siis võib saada igasuguseid muid huvitavaid baktereid. Ja et see on siin selline ala, kust kohast vett siis kogutakse. Et nagu mainitud, et kahelt poolt mägedest tuleb vesi, et siit poolt ja siis kus me seal kindluse juures käisime. Igal ammu väga vanasti, seda oli 6. kuni 9. sajandini ja need püstitatud suured hatskarid. Nii et ikka kivist välja raiutud, et seda võiks nagu jah pidada selliseks savitahvliks, aga kivist välja raiutud originaalis, et need võib-olla on siin. Uurisin, et kuidas neil lugu nunnadega, siis iidsetel aegadel neil olid nunnad, aga kiriku reeglid on muutunud, enam nunnasi olla ei tohi. Naised ei tohi isegi kirikus, nad võivad seal küünad müüa, nad võivad laulukooris osaleda, aga nad kindlasti ei tohi seal mingid kommetalitusi teha, nad ei tohi olla preestrid ja ei tohi olla nunna. Nii et see vaade, mida me praegu saame nautida, on ekstra spetsiaalselt meie jaoks täna. Et tol ajal ei olnud siis veid selline mõnus seltskonnajook nagu tänapäeval, vaid siis teda kasutati erinevatel erilistel sündmustel, kas siis ohverdamine või siis ka matmine.
et kui grusiinid väidavad, et veini valmistamine kui selline pärineb neilt, siis armeenlased ütlevad, et ka meie ei võita vastu. Mida me ütleme, et veini valmistamine on siit pärit. Aga me ei saa rääkida sellest, et 5000-6000 aastat tagasi, kui see alguse sai, olid olemas grusiinid või olid olemas armeenlased. Olid tõesti, inimesed olid olemas, elasid siin ja tegid veini. Nii et see on Sareeni esimesse koopaks, mida kutsutakse ka lindude koopaks, sest siin on palju linde, nagu te ise näete, pääsukesed. Nii et 2007 kujutage ette, nii ammu. Ja hakati peale siin väljakäetustöödega ja siiamaani seal käivad. Ja lugu siis jookskeemist. Ei tea, kas nemad olidki jookskeemi autorid. Igal juhul me teame, et katoliku kirikutes on väga tavaline, et maetakse see siis ülikud kiriku põranda alla, eks ole, sellised matmiskohad, matmiskambrid. Ja siin ülik tahtis ka seda saada. Aga siinsetes kirikutes see ei ole kontakt, mingi juhul seda ei saa kohe teha. Ja siis arhitekt mõtles välja, et kuidas oleks keset küla ja ta ehitas selle siis kahekorruselise kiriku, et kirik on teisel korrusel ja esimesel korrusel on siis matusekaup. Kapi peal on siis suured seismas kõrvuti paaris ees kena parkene, lõvi ja katas. Ja siis keskel on, päris keskel on Ararati mägi loomulikult ja siis on seda ümbritsemas 4 võimsa Armeenia võimsa kuningriigi apid. Mul mamma arvas, et see külavahe tee tuleb programmi võtta ja siis, kui me nüüd programmi uuesti arutasime Arseniga, siis Arseni ütles, et ei tea, kas tõesti teid huvitab selline asi või. Et ainus grupp, keda ta toob ja näitab. Selline tavaline külaelu, kes kasvatab kanu ja kes kasvatab lehma ja see ongi ju nende töö, nad ju ei käigi kuskil mujal. Это и есть их работа, они нигде не работают больше. Ja selline, kõige ehedam, tavalisem mägiküla, ei midagi erilist. Aga euroremont pole siia jõudnud. Jumal tänatud. Jumal tänatud, ja kui ütleb, et siin ümbruses on siis tehtud suuri hotelle, mis kasvavad, osad inimesed töötavad seal ja ta loodab, et tulevikus tehakse see ka siin korda. Nii et keskajal oli see küla, isegi võiks öelda, et väikene linnakene oli suures plaanis seal jõe ääres, aga tuli siia ülesse poole ka natukene. Ja see oli siis selline kuskil 10 000 elanikku, meie jaoks on juba täitsa linna. Aga praegusel hetkel siis on ta kokku kuivanud selliseks 250 elanikuga külakeseks. Nii et üks väga omapärane ehitis praegust minu selja taga. Siis 14. sajandi päris alguses ehitatud sõjaväekirik ja see oligi ehitatud ilmselt ratsaväe jaoks. Tuleb mees hobuse seljas ja ta on sellel kõrgusel, kus preester seisab. Ta siia jõuab. Ja siis ta saab kohe sellelt preestrilt, ma ei tea, püha vee või viiruki tossuga ja pühad sõnad juurde ja siis läheb siit ära ja tuleb järgmine veel. Aga siis on siideteele rajatud erinevad sellised peatuskohad karavanidele, kuhu saab siis hotell, nagu meil nüüd omal kõrtsid.
kus siis saab see karavan peatuda, saab isegi loomad sisse tõua, et oleks mõnusam soem ka loomadel. Mitte ainult siis inimesed, no jah, posti ja sellised. Ja loomulikult neist enamik ei ole väga hästi säilinud, aga see, mida me vaatame, lähme, see on siis nõukaajal püstitatud. Ja seal on siis kaks lugu, et üks on siis, mis on sinna kivisse raiutud ja teine on siis ilmselt see algne lugu, mis pärast neid hakati siia püstitama, selliseid mägihotelle karavanidele. No loomulikult sellest alates 10. sajandist, kui siia esimesed hatskarid püsti pandi, on kogu see stiil ja kõik muutunud. Vahepeal nõukaajal kadus hatskarite püstipanemise traditsioon üldse ära, aga siis nüüd on hakatud uuesti. Siin on siis näha, et on siis ühele inimesele tehtud, ühele muusikule haud, et siin mängis ansamblis, siin on just näha, et mängib gitarri üks ja teine on seal mingi teise pilliga ja külamuusikud järsku. Et näidata ära, et kellega tegu oli. Et ega need on ju muidugi ajad, kus inimesed väga palju ka lugeda ja kirjutada ei osanud, et pildid olid need asjad, mille järgi siis orienteeruti. Surma üle ja ütles, et mina surma ei karda ja menukene, keda ma kardan pean, on Jumal. Ja palun, armsad velled, kes siis teised mungad, et matke mind siia elusana. Ja ta alguses ei tahtnud, aga ta ütles, et jah, et peate seda tegema sellepärast, et siis saavad tulla teised minu auale oma hirmudega ja võita neid. Et ma aitan. Ja nüüd ongi siis nii, et tema aual käiakse, see rituaal on selline, sa võtad veepudeli, see peaks olema klaasist, siis sa pesed endal nägu ja käsi ja jood seda ja rinda ja nii edasi. Ja kui see pudel lõpuks tühi on, siis sa lööd selle vastu kivi puruks ja siis peaks kaduma sinu hirm. Aga see munk jah, elas siin lähedal, käis pidevalt siin kalmistul teenimas erinevate kombetalitustega, aga siis kui juba vanaks oli jäänud, enam ei jaksanud kõndida, siis ta lasi endale siia sellise kabeli moodi asja püstitada, kuhu ta kollis lausa elama, et ei oleks kaugele minna. See Vanni järv ja see on siis suurim praegusel hetkel nende järvedest, et jah, sellel alal on kuulunud neid suuri järvesi rohkemgi, aga see on ainukene, mis on jäänud nende territooriumile suurtest. Ja ta on tõesti väga oluline nende jaoks, et mitte ainult sellepärast, et ilus on ka, aga põhiline on see, et on suur mageveevaru ja ega ka tänu sellele, et sealsed kalad, seal on palju kalu, nad üldse siis 90. alguse üle elasid. Nii et see järv, nagu te näete, on kaheosaline, ülevalt siis põhja poolt väiksem ja lõuna poolt suurem. Suurem sügavus 80 meetrit, koha pealt kõige sellisem kitsam koht 5 kilomeetrit, muidu on ta siis see pikkus on 100 kilomeetrit. Teisel pool sellest poolsaarest on siis presidendiloss. Siin on siis olnud juba ammu selline hea koht, kus on käinud valitsejad puhkamas, jahti pidamas, on selline kuul, jahe koht, mõnus koht, kuidas seda paremini tõlkida. Aga 18. sajandil
Siis kui need suured villad ehitati, siis oli see väga populaarne koguneskoht ka venelastele ja see kuulus Vene tsaari riigi koosseisu. See piirkond kogu Armeenia veel tol hetkel ei olnud. No hiljem ta sai, aga tol hetkel veel ei olnud. Ehk siis ootab meid lendava kotka klooster. Hagartsi klooster. Lendava või siis tiirutava kotka. See on kotkas ka siis? Tõlkes on. Ja tema on siis 10. sajandist. Hilisemalt aegadel juurde ehitatud. Praegust on siis seal 3 suurt sellist peakirikut ja siis lisaks sellele on veel mitu kaberit. Tegemist on ühe sellise väljapaistvama, suurema ja ägedama kloostrikompleksiga. Kindlasti siin piirkonnas, aga kindlasti ka kogu Armeenias. Ta on muidugi töötab klooster, samuti jällegi ühele aadli perekonnale kuulub nende matmispaik, nii nagu ikka. Ja mis huvitav on selle juures see, et ta oli siin üsna kehvas seisus, aga aastal 2011 külastas seda Araabia Ühendemiraatidest üks seikidest, moslemi riik, loomulikult, nii et puhas moslem, külastas kristlikku templit, kloostrit ja annetas 3 miljonit USA dollarit, et seda hakata renoveerima. Miinimumpalk on 250 eurot ja keskmine palk on siis ja muuseas õpetajad saavadki siin keskmist palka 300 kuni 500 eurot. Või pension, mida makstakse siin, on 100 eurot kuus. Aga sõjaväelast nemad on hästi, nemad saavad kuni 400. Need poliitikud peavad läbi ajama kõigest kuskil 5000 euroga kuus. Lapsed lähevad kooli juba 5-aastaselt. Ja loomulikult on siis riiklikud koolid enamasti, nüüd on neil ka erakoolid. Kui vana ta siis on? Mul on koer kodus. Hinga on 6 months. Seal on Armeenia lipp ja punane tähendab siis verevärv, sinine seal sümboliseerib taevast, vabadust, rahu. See aprikoosivärv, kollane aprikoosivärv sümboliseerib siis maad, mis suudab meid toita. Aha, et siin on siis üleval mäe otsas küla ja seal juures on siis see kalju, kus kohas tütarlaps Annus siis alla hüppas. Tühke sinust, ega kepi pead üles viima. No ma annan sulle kepi 5 eurot. Sõida. 15 minutit kergelt jalutust. Sa võid ju natuke 3,5 tundi. Me reisime mööda Pöstloogi kaljut. Aga kohali jõudsid. Minul ütles bioloogia õppejõud ülikoolis, et elu on raske, aga selle eest ebaõiglane. Ja mis pärast on natuke teistsugune on, et üks neist jääb siis teise venna, 2 venda ja üks neist oli siis kohaliku Armeenia usku ja teine oli siis seda Gruusia. Ja tänu sellele siis siin on ka seda Gruusia mõjutusi, kuna see selle teise venna haldus alla, kes oli siis Gruusia kiriku liige. Et usk sama, aga kirikud ja sealt siis sellest tulenevad dekoratsioonid erinevad. Aga me võime hakata ka vaikselt vist alla minema. Ma viskan siit pilgu peale ja... Me tahame teist teed. Tahate teist teed? Me tahame teist teed, me ei taha siit olla. Teate, ma näitan sulle seda teist teed. Et siin on siis see vana 16. sajandist sild. Kas tahate minna välja ja vaatama, pildistama?
sajab praegu, jah? Sajab. Äkki homme? Homme ka sajab. Homme ka sajab. Homme me seda ei näe. Aga Ahpadi klooster, kuhu me oleme praegust jõudnud, tähendab sellist suurt ja võimast müüri või ehitist. Ja suur ja võimast on, UNESCO maailmapärandi nimekirja ka kuulub. Ja 10. sajandist on ta siis püsti pandud, esimene kirik, ja sealt edasi on siis aegade jooksul teda ehitatud, et ka seesama Sakaraste perekond on siin seda ehitanud, et 13. sajandini see ehitus siin on toimunud. See kindlus on juba väga iidsetest aegadest, et 5. sajandist on teada siis manuskriptide järgi selle kindluse olemasolu, aga arheoloogilised väljapäevad näitavad, et siin on midagi kindlustatult olnud juba tuhandeid aastaid. Ja 10. sajandi lõpp, 11. sajandi algus, siis esimene kirik siia ehitati sellesama perekonna poolt, kelle kloostri juures me siis olime äsja, eelmine klooster. Ja loomulikult siis loomulikult kindlustas ka seda korralikult. Hiljem siis, see oli see periood, kus oli ka väga suur territoorium oli armeelaste käes, nad oli väga õitsev riik ja nii edasi. Ja järgmine siis selline kuldne periood, nagu me teame, siis seal 12. sajandi ja 13. sajandi paiku, kus siis järgmine perekond võttis üle ja kes olid siis türklased välja löönud ja nemad jätkasid siin.